See lugu oli 24. veebruar, sõitsime Kairiga Viljandist Vändra suunas ja oli väljas +2 kraadi, samasugune ilus päike nagu praegu. Tee oli tühi, 24. veebruar teadupärast kõik inimesed istusid kodus. Me sõitsime tee peal, tee oli täiesti tühi autodest ja korraga kaugemal üks auto läheb ees. Tee oli täiesti puhas asfalt, hea asfalt. Ja korraga vaatan, üks auto metsa vahel hakkab vasakpööret mu ees tegema ja korraga paneb hoopis parema suuna sisse ja niimoodi vaikselt ujub nagu tee serva. Ja kui siis järgmisel hetkel ma natuke sain maha pidurdada ja siis korraga ma sain aru, et me olime jõudnud metsa vahele, kus oli absoluutne jää, täiesti jää. No selleks hetkeks oli autokiirus kuskil 80, siis ma mõtlesin, nüüd ma sõidan talle tagant sisse. Ülinapilt, kuidagi sain nagu vasakule poole ja saime temast mööda ja sellel hetkel tuli järsku 2 autot vastu, ennem oli tee tühi olnud. Ma olin poole autoga juba nende suunavööndis ja praktiliselt vaatasin, nüüd ma olen nendele sisse. Pärast muidugi mõtlesin, et minu kiirus umbes 80-70, nendel sama 140-ga vastu seina sõita sisuliselt. Ja nad said kuidagi vaikselt ära ujutud tee serva, et me saime sealt läbi niimoodi ülinapilt. Ja kui me pärast aru saime tegelikult, mis juhtunud oli, see oli suur tänu südames, aga see lugu sellega veel ei lõppenud. Õhtu kirjutab üks Soome mees Miga, kes on Eesti suur fänn ja TTT suur fänn ka. Ma olen taga ühe korra Eestis suhelnud, paar korda telefonis, me teame üksteist. Ja ta kirjutab järsku õhtu mulle lihtsalt, et Vaido, kas sinuga on kõik korras? Ma küsin, et jah, on küll, aga peaaegu ei oleks olnud. Siis ta ütleb, et ma küsin, miks sa küsid seda, et ütleb, et Jumal on pannud mitu päeva südamesse väga tihedalt sinu eest ja su abikaasa eest palvetada. Sõbrad, me tegelikult ei tea, kelle eest palvete tulemusena me täna siin kohal oleme tervena. Palvetame, kui Jumal paneb üksteisele südamesse ja täname selle hoidmise eest.